esimest korda oleme nüüd Elahästi saatega Blenderi kohvikus ja minu esimeseks külaliseks on siin kaunitar, 2 lapse ema, treener ja bikini fitnessi staar Egle Eller-Nabi. Tere! Aitäh selle suurejoonelise sissejuhatuse eest ja saatesse kutsumast. Ütle, kas fitnessi inimesed siis söövad kuidagi teistmoodi, et olla kogu aeg selline kaunis ja et lihased paistavad hästi välja? No lihaste välja paistmine on seotud sellise rasvaprotsendiga ja loomulikult ka treeninguga palju, aga et tõesti selline tervislik aastaringne toitumine, täisväärtuslik, et see on kindlasti üks osa elust, kes sellist head välimust, sportlikku välimust soovib hoida ja saavutada ja lisaks sellele, et ongi, et see treening ikkagi on üks osa sellest või siis igapäevane liikumine ja see ülejäänud elustiil ka ikkagi peab seda toetama, et palju sa magad ja mis sa ka oma vabal ajal teed, et kuidas on su hobid, et kas sa pigem eelistad istuda peale tööpäeva 8-tunnist istumist veel teleka ees või sa lähed, teed selle jalutusringi ja pigem rohkem liigud. Kui tihti sa trenni teed? See on su elustiil, teed sa iga päev? Ma teen trenni, konkreetselt enda isiklikku trenni, teen selline 5-6 korda nädalas, et alati 1-2 taastamispäeva. Tead, praegu ma mõtlen, et alati treenerite ja fitnessi inimestega ma kohtan pulbrid. Kogu aeg, see on nagu põhiline teema, et neil on alati mingid pulbrid kaasas ja nüüd sul on ka pulbrid kaasas, et mis sa sellest pulbrimajandusest nagu arvad ja kuidas seda siis, ma alati mõtlen, et aga terviktoidust ju peaks ju nagu saama. Jaa, aga need on pigem sellised, ütleme nii, mis ma siia olen kaasa, ma olen chia seemneid toonud. Väga tervislik. Ja makapulbri olen toonud, ja sellise green mix segu. Ja siis ma olen toonud sellise nagu naturaalse maapähkli ütleks siis vegan valgu, jah, et sellise nagu huvitav asja ja pigem ma tõin nad siia selleks, et seda ma tegelikult panen mõlemast asja, mis me täna teeme, et smuuti sisse esiteks anda seda nagu tõesti nagu kevade hakul neid vitamiine ja mineraalaineid juurde ja no sa muidu ise jälgid seda ka, et oleks valku rohkem või vaata see on teine teema jälle, et siis kui sportlastel ma kuulen, et nad alati arvestavad oma valku kogu aeg. Ma arvestama seda ei pea, et aastatega on mingid kindlad harjumused, kui mul mingil põhjusel tekiks nagu kahtlus, et kas ma piisavalt saan seda toidu kätte, et siis ma võin see aeg-ajalt, kuna ma hetkel ka õpin just toitumisnõustaja koolis, siis me teeme sisestama menüüsid, hea on ka ise aeg-ajalt niimoodi üle vaadata, et aga niimoodi igapäevaselt ma ei tee seda. Meil on täna väga mugav retsept selle eest pakkuda selle jutu peale. Mida teeme? Me teeme smuutit, eks ju? Teeme smuuti, aga väikese vimkaga. Sest et meil on siin nii palju põnevaid komponente. Ja ma mõtlesin, et ma vaatan, mis ma siia sisse panen. Ma hea meelega paneks kõike natukene. Hakkame sisse loopima ja siis vaatame, et palju me muidu spinatit võiks panna? Tead hakkame panema. Ma arvan, et me võiksime panna 3 tükki neid. Kuidas sul lapsed armastavad smuutisid? Sa neile ka kindlasti teed ju? Jaa. Tead, roheliste smuutidega, nüüd ma pean mõtlema, kogu aeg mõtlesin, et kuidas ma nagu neile nagu sa ütled, et nüüd tuleb rohelist smuutit ju, et see värv on nagu lastele, see roheline nagu ei sobi, et see nagu midagi hirmutavad. Ja siis meil just seal toitumiskoolis üks ema ütleb, tema näiteks ütleb, see on Strecki smuuti ja jumala hästi toimib. Kes ta oli, sest et mina olen selle välja öelnud. See on minu smuuti, mida ta teeb. On või? Et aga toimib. Võib-olla ta on su saadet vaadanud. Ja siis ma mõtlesin, läksin koju, ütlesin samamoodi. Aga ma räägin sulle nipi. Strecki smuutiga on 2 asja. Esiteks, kui sa teed rohelist smuutit, siis sa pead tegema niimoodi, et sa paned rohelisi, neutraalse maitsega rohelisi ja siis paned sinna magusaid või selliseid küpseid puuvilju. Ja siis põhimõtteliselt sul tuleb roheline smuuti, mille maitse on puuvillane. Paned mangot või pirni või banaani või mida iganes. Võt, ja siis ta tulebki sul valmis ja kui sul nüüd laps vaatab, et roheline, siis paned selle mingisse värvilisse topsi, paned kahne peale, kõrre sisse ja siis ta joob ära, mõtleb, et ta joob mango smuutit, eks ju. Teeb lahti, vaatab, roheline. See on nii kihvt, et sa selliseid asju oma lastele sisse tood, sest et see, millega nad üles kasvavad, on neil ju tavaline hiljem ka. Muidugi nende smuutidega tasubki selles mõttes olla nagu valvas, et mõned väga ohtralt teevad smuutisid ja siis, kui ma palun neid ma neid tervislikult ja sellist kogemust on olnud ja mõtlen, et miks see kaal nagu ei lange, alati nagu mõelda, et see smuuti võiks ka tasakaalus olla, et kui sa need komponendid kõik nagu lahti võtad, et kas sa tegelikult need nagu niimoodi laua pealt need ära sööks. Ma armastan ise nagu sellist
natuke tooremat banaani, rohelist ja külmutada ära. Muidugi see on kihvt, et meil on siin ju ka marjad ja marjades on hästi palju vitamiine. Kiudained ja samas väga madala kaloraassika. Anname siia seemned siia natukene. No chia seemnetega ja võib olla veel nagu see, et võib-olla kõigile ei maitse, või et ta jääb selline, et vaatame kohe, kuidas ta selles smoothies jääb, et kõik blenderid on erinevad, et minu oma blenderdab kõik ära, et ei jää need seemned, mõned jätavad need seemned ja siis on täitsa individuaalne, et kellele meeldib. Nii, ja siis ma tõin siia, sa saad katsetada, ma teen sinu peal testi praegu, inimese peal, kes ei ole. Ja see on nüüd see on see peanut protein, et täiesti nagu täitsa, maapähkli valk ja et nüüd on meil selline tume lillakas. Mustika värv tuli välja. Saab blenderisse uue retsepti. Egle rannavormi smuuti. Jaa, absoluutselt, et selline kiudaine vitamiinirikas seedi, mis soodustab absoluutselt, et kui sa need klorellad ja need rohelised asjad see sisse paned, esimene kord ei tasugi liiga palju panna. Et harjumatu. Sest et võib-olla natuke võõras, aga proovime. Proovime. Tšin-tšin. Terviseks. Terviseks, head rannavormi. Kiiret rannavormi kõik. Ta on kihvt sellepärast, et ta on tunda, et ta on selline tummisem ja toitav, et ta ei ole nii vesine. Et siis, et ma ei joo seda sellepärast, et saada joogiannust lahti, vaid kui ma joon, siis mul tegelikult kõht läheb täis. Nii, aga sinuga me teeme veel ühe sellise vahepala juurde, eks ju. Ja sinna me paneme siis jogurtit ja marju veel vist või? Jaa, paneme küll. Panime smuuti sisse. Me paneme ära, aga meil on marju veel. Meil on üks neutraalne mahesoja jogurt siin. Mis mõte sul sellega siis oli? Nii, teha siis üks asi, mis võib sobida nii hommikusöögiks näiteks ideaalselt kui ka vahepalana, et võid kasutada sellist erinevaid jogurteid, sobib väga hästi sojajogurt, mandlijogurt, kookosjogurt näiteks, et mis kellegile nagu, mis siis kellegile just meeldib. Ma olen siin peal ikaks juhus. Ja ma panen selle kõik ära. Mis see põhiliselt kaalulangetusnipid on, mida sa oled märganud, et töötavad? Mis ma näen, mis üks põhivika on see, et kui hakata menüüsid vaatama, siis köögiviljusalateid on ülivähe. Ja ütleme, et see 2 lõiku marineeritud kurki, see ei ole ikkagi päevane soovitatav. Ketšup on ju, köögivili, tomat. Jah, ma ei loe seda sinna alla, et kuigi, et tegelikult tomatist tehtud, et nii võiks nagu panna, et ütleme nii, et ikkagi see miinimumkogus, eestlaste miinimumkogus, meil on miinimumkogus 5 portsionit päevas. Paneme neid ka. Ja ma panengi. Ja tavaliselt maksimum ma leian nagu ikkagi selline 1 portsjon kui sedagi ja kui viia sisse 5 portsjonit köögiviljasalateid päevas, sealt jäävad nii palju jama esiteks välja. Et see on juba esimene asi, millega kui konkreetset toitumisnõuandeid vaadata. Ja teine asi on see, et hästi palju on sellist töödeldud toitu, ütleme, et räägime valged saiad, koogid. Jah, et ütleme, et viinerid, kotletid, et pigem selline puhas nagu tooraine ja eelistada täistera tooteid. See juurde ilmselt jõuab päris palju neid, kes on juba hädas oma kaaluga ja tahaksid alla võtta, tahaksid rannavormi saada, tahaks ka kiiresti endale ilusat peput ja ägedat kõhtu ja lamedat kõhtu ilmselt tahetakse kindlasti, et lihased tuleksid välja, et need on siis need siuksed apsud, mis sa oled näinud, et inimesed teevad. Jah, see toitumises ja tihtilugu, hästi palju neid erinevaid mustreid, et ütleme, et üks on jah, et see köögivilja osakaal on hästi väike, siis on see, et mul ei ole aega süüa hommikul, ma ei taha süüa hommikul, lõunal ka eriti pole ja siis ma nagu koorman selle kõik õhtuks, et mul on see stressitase tõuseb kogu päevaga, süüa ei ole aega, sõidan ringi ja siis see hetk, kui ma saan süüa, siis ma enam üldse ei saa aru, mis ma üldse söön ja siis ma tahangi süüa magusat ja kiiresti energiat saada. Siis on tankimine juba, lihtsalt lükkan alla, mis iganes tuleb. Ja, et neid erinevad kehatüübiga või sooviga naisi on hästi palju erinevaid, et on neid, kes on tõesti väga suured ülekaalus, on keskmisega ja tegelikult on ka neid, kes tahavad tõesti ka juurde võtta või seda lihastoonust tõsta, ega seal on sama reegel, et kui sa
kui sa ikkagi nagu piisavalt ei söö ja siis ega seda lihastoonust tõsta ja seda ilusat prinki tagumikku saada, noh, on väga keeruline. Lõunaõhtusöögil jälgida kas või taldriku reeglit, et see on nagu nii lollikindel. Mis see tähendab sul taldriku reegel? Pool taldrikut on alati köögivillisalat. Nii. Veerand on selline nagu valguline, kas siis taimne või loomnevalg ja veerand on siis süsivesik. Kaneel aitab süsivesikutel paremini. Ja aitab hoida tasakaalus seda insuliini taset. Väga palju muid häid omadusi ka. Ega siin on, meil on ära jagatud. Mina räägin, sina räägid, sina teed, mina teen. Nii. Meil on nii kaunilt valmis tehtud kaunis magustoit. Kaunis magustoit. Segame ära ja siis vaatame. Ma tegelikult võtsin India pähkli või kaasa. Väga palju kasutatakse maapähklivõid. Ma ise armastan pigem mitte nii palju magusat, vaid just lisada seda maapähklivõid. See on selline crunchy, see on ülihea maitse annab. Aga täna meile siin sattus kujunduselemendina nagu banaani rohkem. Et siis ma segaks ära ja siis vaataks, kuidas see maitse on, et ma makapulbrit tahaks natukene lisada, aga ja ma selle lisan ära. Küll sa tärvid. Vaata, vaarikas läheb nüüd niimoodi kokku sellega. Ja tegelikult mulle meeldibki see, kui nad kõik on sügavkülmutatud ja siis ta natuke aega seisab, hakkab sulama ja osad jäävad natukene nagu jäiseks krõmpsuks. Mul väga armastan seda, kui ta natukene ongi selline jäine. See on täpselt selline värviline toit, mida võiks lastele teha hommikul, et räägi sellest Minu lapsed Teevad sulle? Ei tee. Kui ma selle tegin esimest korda, tegelikult ma arvasin, et see ei maitse neile. Ma tegin sojajogurtiga ja panin hästi palju marju, see ei olnud üldse magus. Ja siis see jäi mul laua peale, mulle söödi see käest ära, tegin 1 portsjoni tüdrukule ja siis muidugi oli vaja kohe poisile ka täpselt sama asi teha. Et söövad ja ma nüüd maitsen, kuidas meie variant tuli välja. Täna siin kaamerat tees on alati natuke teistmoodi teha kui oma koduköögis. Ja siia ei ole üldse praegu suhkrut lisat, natukene panin main mette. Aga tegelikult ei ole happu. Ei, mul sattus vaarikaga koos, nii et väga hea. Ja väga tervislik nii hommikusöök kui vahepala. Jah, vahepala. Et see vahepalaks vastu on suur, aga meie oleme naisterahvad väiksemad, aga selles mõttes, et meesterahvale Kuule, see on, kas sa teedki selliseid toite siis oma suurele maadlejast mehele või? Tema on seal mingi väike amps lihtsalt. Tema esimene amps vahepalast. Et ega ta sööb täpselt samamoodi. Ka kuhubi marjadega nagu läheb väga hästi. Egle, aitäh. Teeme tšin-tšin. Tšin-tšin.